sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Tere armsad hooaeg saatevaatajad! Veebruari külm aeg paneb eriti hindama soojust ja häid inimesi meie ümber. Tänane sõbrapäev annabki põhjuse mõelda hoolimisele ja jagatud rõõmule ning nüüd vaatamegi veel kord meie sõprade lemmiklõike. Tartu Kehastuudio on Lõuna-Eesti naiste poolt armastatud ilusalong. Miks? Sellele küsimusele annab vastuse järgnev saatelõik. Endosfäärteraapia on mõeldud iluraviks ja põhineb heaolu tehnoloogial ning antud protseduuri on võimalik kogeda Tartu Kehastuudios. Meil on suur rõõm öelda, et Lõuna-Eestis on nüüd endosfääri seade ja see on väga hästi klientide poolt vastu võetud ja oleme saanud juba väga head tagasisidet. Milliste esteetiliste probleemide korral endosfäärteraapia toimib? Endosfäärteraapia toimib peamiselt tselluliidi vähendamiseks ja nahatoonuse parandamiseks. Samuti aitab lõtvunud naha korral, vähendab turseid ja vedeliku peetust ning parandab ka vere- ja lümfiringet. Lisaks on see hea ka lihaspingete ja valulikkuse puhul, mis tähendab seda, et see on ka sportlaste lemmikhooldus. Kui rääkida endosfääri näoprotseduurist, siis seal aitab see siluda kortsukesi ja muudab naha värskemaks ning elassemaks. Ja mis väga oluline, see tõstab näokontuure koheselt. Näiteks, kes ei soovi ilusüste teha, siis neile sobib endosfäär ideaalselt. Aga mis põhimõttel aparaat toimib? Seade töötab mikrovibratsiooni ja kompressiooni põhimõttel. See tähendab, et masinal on rullik, mille peal on väiksed silikoonkuulid, mis tekitavad mikrovibratsiooni ja massaažilaadse impulsi. See omakorda paneb tööle vereringe ja lümfisüsteemi, aitab kehal vabaneda üleliigsest vedelikust ning kiirendab ka ainevahetust. Kui kiiresti on märgata nähtavaid tulemusi? Esimesi tulemusi võib näha juba pärast esimest seanssi. Nahk tundub siledam, tursed vähenevad ja enesetunne on kindlasti palju kergem. Lisaks tõstab protseduur nähtavalt tuharat, ehk siis saab kenasti keha modelleerida. Ja pikemaajaliste ja püsivamate tulemuste jaoks on nii nagu ikka, alati soovitatav teha kuur. Näiteks 6-12 korda, see teeb siis 2 korda nädalas. Et nii saab märgatavalt vähendada tselluliiti ja parandada naha elastsust, samuti toonust ning anda enda kehale ja näole värskema, saledama ja pingultunud välimuse. On aga näohooldus järgselt vajalik ka taastumise aega või saab seda teha lõunapausil? Taastumise aega näohooldusel absoluutselt vaja ei ole. Võib tulla lõunapausi ajal ja saab kohe oma tavapäraste tegemiste juurde tagasi minna. Väga hea punase vaiba hooldus. Eelmisel päeval tehtud hooldus tõstab näokontuure ja annab värske, särava naha. See teebki endosfääriteraapiast nii mugava valiku. Kerili, mis sulle endosfäärteraapia juures kõige rohkem meeldib? Kuna ma olen väga aktiivne inimene, siis see protseduur aitab lõõgastada minu lihaseid. Lisaks ma tunnen, et mu nahk on rohkem trimmis ja muidugi peab ära mainima, et Tartu Kehastuudios on väga soe õhkkond. Ootame teid Tartu Kehastuudiosse teenust kogema. Tartu Kehastuudio loosib sõbrapäeva puhul välja endosfäär kehahoolduse väärtuses 85 € ja seda nii sulle kui sinu sõbrannale. Selleks, et loosist osa võtta, külasta hooaja või Tartu Kehastuudio Instagrami kontot. Järgnevalt liigume meeste maailma, kohta, kus luuakse enesekindlust ja väärikust. Moemaailma trendid muutuvad pidevalt. Kuidas on lugu ülikonnaga? See on väga hea küsimus, mulle väga meeldib see küsimus, et trendidega on niisugune naljakas asi, et muidugi on ülikonna maailm sõltuv trendidest, sest et meie ühiskond on selline, et me sõltume trendidest. Küll aga tuleb meeles pidada, et kogu meeste rõivastuse maailma vundament ja nii-öelda originaal on ülikond. See on see, mis oli kõige alguses nii-öelda standard. Absoluutne standard iga päev. Seega, kui ma räägin näiteks klientidega trendidest, siis ma ütlen, et jah, võime lähtuda trendidest, aga mina isiklikult lähtun pigem sellest, mis ajaloos üldse toimunud on. Sest kõik versioonid ülikondadest, mis on nähtud läbi aegade, pikad, lühikesed, laiad, kitsad, mis iganes. Need on kõik olnud nii-öelda tol hetkel trendid, mis on nüüdseks läbi tehtud ja kordavad ennast. Et sellepärast ma ütleks, et
põnevam on vaadata seda asja nii, et meil on ju 100-aastane ajalugu, mis on täis erinevaid versioone ülikondadest. Ehk siis jah, lahe on trendidega kaasas käia, aga mina ütleks, et veel lahedam on kasutada seda ülikonna ajalugu enda isikupära näitamiseks. Et kui ütleme mujal muude rõivastega on võib-olla natuke veidram käia trendidest väljas, siis ülikonnaga ma ütleks, et see ei ole üldse nii. See on vastupidi, meil on antud ideaalne võimalus ja väga suur ampluaa valikuid, kuidas ennast väljendada igapäevaselt. Milline näeb välja üks härrasmehe ülikond? Jah, minu jaoks on seal reeglid istuvuse koha pealt, mida tuleb järgida. Seal on ka väga lai ampluaa võimalusi, et kui kõrge võib püks olla, kui lai võib püks olla, aga seal on ikkagi ka piirangud. Ehk siis mina ütlen seda, et kui me jääme nendesse lõikepiirangutesse, mida ma siin hea meelega klientidele jagan, siis on kõik hästi ja siis ongi tegemist õige härrasmehe ülikonnaga. Aga kuidas meelitada meest ülikonda kandma? Minu kogemusel paratamatult käib see läbi kaasade, et kaasad on lõpuks need, kes toovad mehed poodi, aga parim viis minu kogemusel seda nii-öelda jäädvustada meestes on ikkagi panna selga üks väga hästi istuv, komplimenteeriv ülikond ja näha, kuidas mehe siis selg läheb peeglisse vaadates sirgu ja nina püsti ja naeratus tuleb näole. Et see on see viis, kuidas meelitada, korra teha läbi see asi vist. Ja kus teid leida võib? Meid võib leida siit samast Lai 36 Vanalinnas, aga oleme olemas ka TikTokis, Instagramis ja kodulehel kiltsuits.com, kus on väga hea eeltööd teha. Küll aga, kuna tulemus on lõpetamised ja pulmad, siis soovitan juba kiiresti veebruaris tulla, sest veebruaris meil on kampaania -20%, et julgustada inimesi siis varem tulema ülikondi ostma. Võtame nüüd suuna Liipa talule, imelisele paigale, kus iga sündmus muutub tõeliselt eriliseks. Vaatame veel kord, miks see koht on paljude jaoks ideaalne valik ja ehk leiate oma unistuste kuupäeva juba sel suvel. Vaid kiviviske kaugusel pealinna kärast asub Liipa talu. Mitmekülgne puhkekeskus, kus loodus, ajalugu ja moodsad mugavused loovad ideaalse keskkonna erinevateks üritusteks. Tauri, milliseid sündmusi siin Liipa talus korraldada saab? Liipa talus saab korraldada kõiksugu erinevaid sündmuseid, ehk siis meie klientide seas kindlasti populaarsem sündmus on suvepäevad, et neid me korraldame iga suvi 10 ning lisaks sellele kindlasti talvepäevad, eraisikud korraldavad väga ägedaid pulmasid, sünnipäevad, et inimesed peavad enda juubeleid. Lisaks sellele kindlasti ka erinevaid koolituse, seminarid, laagreid, et oleme korraldanud spordilaagreid, tantsulaagreid, golfilaagreid, et kõiksugu erinevaid laagreid, mis vähegi tahate teha. Lisaks oleme nii meie kui ka meie kliendid korraldanud 10 aasta jooksul erinevaid jaanipidustusi, uusaastapidustusi ja jõule. Seega tänaseks ei ole marran sündmust, mida me ei ole aidanud korraldada. Aga millise lisaväärtuse Liipa talu pakub? Lisaks siis mõnusale kohale, headel ruumidele on meil erinevaid tegevusi, mida kliendid saavad teha. Ehk siis meie klientide seas kindlasti kõige populaarsem tegevus on meie erinevad saunad, mullivannid, jäävannid. Lisaks on sportlike tegevuse, nimelt siis saab mängida piljardit, saab mängida võrkpalli, meil on eraldi discgolfirada. Discgolfirada on siis mõeldud nii tavaklientidele, kes meid külastavad, kui ka siis üleüldiselt inimesed, kes käivad meil külas. Lisaks siis tahame kõigile vaatajatele rõhutada, et meie juures saab nii-öelda täispaketi, ehk siis mitte ainult ei saa rentida hooneid, vaid te saate meie käest ka toidud, joogid, kõiksugused lisategevused, õhtujuhid, DJ-d, bändid ja nüüd siis saab meie juures teha ka eriõhtusööke. Seega meil on koha peal olemas professionaalne köök, kus teeb teie jaoks siis eraldi kokk valmis mitmekülgsed õhtusöögid ja saate oma seltskonnaga nii-öelda mõnusalt ja privaatselt veeta väga ägeda õhtu. Milliseid hooneid ja ruume Liipa talu puhkekeskus hõlmab? Liipa talu koosneb siis 2 põhihoonest, mis on siis peamaja ja rehemaja. Mõlemas hoones on meil olemas nii-öelda suured seminariruumid, kus saab korraldada erinevaid sündmuseid. Lisaks on mõlemas hoones olemas majutus. Lisaks sellel on meil olemas grillkoda, saunamaja, erinevad istumisalad ümber hoovi. Meil on olemas 10 kämpingumaja, mis annavad hästi palju majutust juurde, eriti suvisel perioodil, kus saate nii-öelda suurfirmadega tulla meile külla. Ja lisaks kindlasti, mida ei saa jätta mainimata, meil on olemas 300 ruutmeetrine peotelk.
Seega ei ole vahet, kas õues on lõõskav päike või sajab täiega vihma, igal juhul te saate nii-öelda enda sündmus ilusti ära teha, et ei pea muretsema, et kas ilm lubab või ei luba. Mitut inimest suudate kompleksis majutada? Liipatalu suudab majutada 115 inimest suveperioodil, kuid meil on olemas ka suur telklalu, kuhu saab sadu ja sadu inimesi majutada. Talveperioodil saame majutada 36 inimest, seega kui soovite tulla näiteks külla väikse perega, 3-4-5 on see vägagi oodatud, kuid ka saab korraldada kuni 500 inimesega suursündmusi. Et kindlasti siin imelises kompleksis endale koht kindlustada, siis kui varakult tuleks teiega ühendust võtta? Me soovitame kindlasti kõigile külalistele ja klientidele, et te võimalikult varakult broneeriksite enda sündmuse, eriti kui te soovite aega suvel, sest suvi on meie jaoks nii-öelda tipphooaeg. Ja kuna me oleme tõesti niivõrd lähedal Tallinnale, et meie kompleks asub Tallinna kesklinnast õigemini kõigest 20 minuti autosõidu kaugusel, seega ääretult mugav on siia tulla. Võimalikult varakult võtke meiega ühendust, saame garanteerida täpselt selle kuupäeva, võib-olla selle nädalavahetuse, mis te soovite. Ja ei olegi kõik inimesed, kes tunneksid huvi korraldada mõnda sündmust siin, võtke meiega ühendust www.liipatalu.ee ja tulge meile külla. Niisiis, kui otsid kohta, kus looduselu ja mõnus puhkus kohtuvad, on Liipatalu puhkekeskus just see õige koht meeldejäävaks sündmuseks. Gold Time, sinu aeg särada. Gold Time, sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Milline rõõm on omada palju sõpru, kelle seltsis aega veeta, kuid vahel toob elu eraldatust ja tugevuseks muutuvad hoopis teised reeglid. Arthur Schopenhauer on öelnud, et kes ei armasta üksindust, ei armasta vabadust. Räägime sel teemal pereterapeut Meelike Saarnaga. On see väide õige, et üksindus on vabadus? No alati, kui keegi ütleb, et kas on õige või vale, siis õiget ja valet ei ole tegelikult ju olemas, eks ole, et on lihtsalt mingi keskkond, mingi suhtumine, mingi arvamus ja et selle Schopenhaueri tsitaadi kõrvale võib kindlasti tuua ka palju teisi tsitaate, mis võib-olla hoopis kinnitavad midagi muud, aga et loomulikult, et selge on see, et nii üksi olemine kui üksildus kui ka vabadus, kõik need on ju väga olulised märksõnad elus ja mulle tundub, et kui me räägime üksindusest selles kontekstis, et see võib olla vabadus, siis mulle tundub, et see on midagi, milleni me peame kasvama. Sa oled kirjutanud väga sisuka artikli sellel teemal. Mis vahe on siis üksindusel ja üksildusel? Me kõik oleme vahel üksi, eks ole. Me oleme üksi oma töökabinetis või läheme üksinda poodi või oleme üksinda kodus või läheme üksinda jalutuskäigule. Ja see iseenesest ei ole tavaliselt kaetud mingisuguse nii-öelda negatiivse tundega. Aga et kui me räägime juba üksildusest, siis üksildus on kaetud niisuguste tunnetega, mis räägivad, et just nagu midagi on puudu. Tegelikult üksildus on lihtsalt üks tunne ja tunnetel on alati informatiivne iseloom. Ja kui me mõtleme selle peale, et millest see tunne räägib, mis mul on puudu, kas ma võin midagi juurde tuua, kas on midagi, mida ma saan teisiti teha. Ja vahel inimesed ütlevad, et ma ei saa midagi teisiti teha. Aga alati saab teisiti mõelda. Kui suurt rolli mängib üldse inimese elus kuhugi kuuluvuse vajadus? No kuulumine on baasiline, me kõik tahame kuuluda kuskile ja kui mõelda selle peale, et kuidas moodi inimene jõuab niisuguse kurba üksildasse kohta oma elus, siis et seda võib öelda kahe sõnaga, et see on katkenud sidemed. Nüüd me ei tohiks lasta oma tähtsatel sidemetel enda ümber katkeda, eks ole, et need siis nagu partner või lapsed või päritoluperekond, laiem suguvõsa, kolleegid, eks ole, meil on tegelikult nii palju kohti, kuhu me tahame kuuluda ja kuhu on ka vaja kuuluda selleks, et täita erinevaid rolle oma elus. Kui meil on erinevaid rolle, mis pakuvad meile erinevaid väljakutseid, erinevaid häid sisendeid, et siis on elu palju rikkam. Et selles mõttes see on hästi tähtis koht enda puhul ka jälgida, et mu sidemed ei katkeks. Olen kuulnud, et üksinda elavatel küsitakse tihti, et kuidas sa küll suudad? Eks see räägib sellest küsija suhtumisest.
jah, aga et see, kellelt ta seda küsib, et selle suhtumine võib olla hoopis teine. Elus on olemas väga palju rumalaid juhuseid ja koledaid juhuseid ja on olemas määratlematu, kuidagi määramatu maailm, mida me ei saa juhtida. Aga väga palju me saame ikkagi oma elu juhtida. See suutlikkus olla üksi, et see võib-olla räägibki sellest, et ma saan endaga hakkama. Mul on endaga huvitav, ma olen enda ümber organiseerinud elu, mis mulle meeldib. Et see vabadus ju seisnebki selles, et ma valin, mis ma tahan ja ma annan aru endale sellest, et mida ma valin. Sest et väga tihti inimesed, kes pelgavad seda nii üksindust kui üksilduse tunnet, et seal on teinekord tekib seal kaks äärmust, et üks äärmus on see, et ma ei lähe kuskile, ma olen üksinda ja mul ei ole kedagi vaja ja siis inimene kapseldub, eks ole. Ja teine äär on see, et ma üldse ei suuda endaga olla, nii ärev on olla endaga, et ma olen ükskõik kellega, ükskõik kus, aga mitte peaasi, et mitte endaga. Üksinduses mõeldakse tihti, kui et see on nagu mingisugune, et see on nagu kaotus või see on nagu mingi, ma ei tea, mingi saatuslik, mingi märk, et mis on minu peale pandud. Aga tegelikult seda võib vaadata lihtsalt üht osa elust, see on nagu eluprotsessi juurde kuuluv, et vahepeal me oleme üksildasemad, vahel siis jälle see möödub. Kui enda seltsis on hea olla ja elu on täidetud hobide ja muude meeldivate tegevustega, on siis võimalik üksindusega sõbruneda? Ikka on võimalik. Lihtsalt siin on muidugi vaja seda vaadata, et ei ole mõtet oma elu nagu lihtsalt täita millegagi, et oleks midagi teha, et see ikkagi minu poolest see võiks olla nagu mõtestatud tegevus, et ma ikkagi väga kiivalt valin seda, et ma ei ole igas seltskonnas, ma ei tee igat asja, sest et mulle lihtsalt ei sobi, mitte et ma olen isekas või arrogantne, vaid lihtsalt, et mulle ei sobi, et inimene tunneb ennast ja teab ennast, aga et on mõistlik ennast aeg-ajalt tõesti meelega eraldada selleks, et kuulda enda mõtteid, et saada aru, et mis minuga toimub. Kas ma olen selles kohas oma elus, kus ma tahan olla või ma pean natuke võib-olla nihutama ennast sinna-tänna, et olla rohkem rahul, et üks elu ju. Aitäh Meelike sisuka ja julgustava vestluse eest ja edu edaspidiseks! Aitäh kutsumast! Aasta algus toob vahel uued rajad ja uued plaanid, mis puudutab näiteks töövalikuid. Töö ja karjääri teemal annab meile nõu Tiina Saar-Veelma. Tere, Tiina! Tervist! Mida üldse tähendab sõna töö inimeste jaoks? Tööl on ajalooliselt olnud tegelikult erinev tähendusruum. Et kui me kerime niimoodi evolutsiooni algusaegadesse, siis me võime mõelda, et töö eeskätt oligi ellujäämiseks. Ja mingis mõttes loomulikult see on täna ka nii, et inimesed ju käivadki tööl selleks, et luua väärtust millegagi, mida nad siis oskavad ja mida nad teavad ja saada siis vastu tasu. See tasu enamasti me mõtleme, et võiks olla rahaline, aga näiteks ju vabatahtlikku tööd inimesed teevad ka lihtsalt selleks, et see pakub tähendust, see pakub naudinguid, see võib-olla arendab, see annab sellise olulise tunde. Ja lisaks siis tänapäeval me üha enam mõtleme tööst ka kui mitte lihtsalt ajast, mille ma veedan kuskil, vaid me otsime siis selles eneseteostust. Kui uue töökoha variante on mitu, siis mille järgi peaks eelkõige valiku langetama? Kui uue töökoha variante on mitu, siis esiteks algab kõik sellest, et kas inimene teab, milline töö päriselt talle kõige enam neist pakutavatest siis passib. Et see on nüüd minu isiklik kogemus siin nõustamispraktikas, et meil ei ole alati sellist nagu sellist läbi komponeeritud teadmist iseenda tugevustest, oma unistustest ja õigupoolest siis sellest, mida me oma eluga teha tahame. Et väga tihti inimeste karjäärid või tööelud on natuke nagu selline doominoefekt, et üks asi viib teiseni ja siis siin ma nüüd olen. Ehk et ma tahaksin julgustada inimesi kõigepealt lähtuma iseendast ja siis mul on isegi üks selline harjutus, kus ma palun inimestel kirjutada 12 aspekti, millele peaks vastama siis nende unistuste tööandja ja siis näiteks need samad 2 pakkumist, mis neil on, hindama siis läbi skaalal 1–10, et kui palju need tema jaoks olulised
nüansid on siis seal ühel või teisel tööl tagatud. Ja kui ma ütlesin 12 ja maksimaalne skoor saab olla 10, et siis kokku võiks tulla 120 punkti. Ja ma olen ka üsna selline mässumeelne ja ma isegi julgustan inimesi mitte võtma vastu tööd, mis tuleb alla 90 punkti. Ehk et need skoorid ja hinnangud peaksid siis olema üsna kõrged. Aga see on muidugi ideaalses olukorras, et vahel me oleme elus ajutiselt sunnitud tegema mingisuguse sellise otsuse, et lihtsalt maksud ära maksta ja elu saaks edasi minna. Nii et kõige ideaalsem töövalik võiks siis minna seda viisi, et see töö, mille ma valin, pakub mulle huvi, ma saan oma oskusi teadmisi realiseerida ja ma tunnen, et mul on tegelikult võimeid ka sellega hakkama saada. Millisel puhul võiks karjäärinõustamisele mõelda? Karjäärinõustamisele võiks mõelda päris mitmel põhjusel. Esiteks näiteks, kui on see sama olukord, et mul on neid mitmeid valikuid parasjagu laual ja ma ei oska päris hästi ära tunda, et mis siis see minu asi on. Teine põhjus, millal inimesed tulevad, on ikkagi mingisugune üleüldisem tupikseis, et ma ei tea, et kas ma peaks nüüd oma elus hakkama õppima uut eriala või kuidas kombineerida oma eraelu ja tööd või kas ma peaks jätkama seal, kus ma olen võib-olla läbi põlenud. Kolmas põhjus, miks inimesed tulevad, on näiteks kas või treenida tööintervjuuks või kuidagi valmistuda paremini ette värbamiseks. Ja siis on veel selliseid üldisemaid põhjuseid, kus inimesed lihtsalt tahavad kaevata välja seda kulda, mis neis peidus on ja leida siis oma elus uusi sihte. Wikipedia ütleb, et karjääri võib vaadelda kui teekonda, mis saab alguse juba lapseeas, aga mida ei ole võimalik täielikult ette planeerida, vaid millega tegelemine on pidev ja pikaajaline protsess. See osa on täiesti õige ka tänapäeval, et see on selline elukestev protsess, mis mõnes mõttes tõesti algab lapsepõlves. Aga mida vähemalt mina olen oma 24-aastase nõustamispraktikaga näinud, et inimesed üsna tihti tegelikult ei seosta seda tänast tööelu oma lapsepõlvega. Näiteks ma küsin inimeste käest sellise küsimuse, et mis mänge sa väiksena mängisid 5-6-selt ja mida sul meeldis teha ja siis inimesed vahel mõtlevad, ma pole niimoodi mõelnudki või et kuidas see nüüd on siis seotud ikkagi selle minu erialavalikuga. Aga tegelikult on. Nii et ühest küljest jah, see on elukestev teekond, aga mida me ikka veel kahjuks näeme, et meil ei ole ka hariduse käigus piisavalt võimalik tegelikult iseendasse vaadata. Et me matemaatikas õpime valemit pähe ja keemias katseid tegema ja keelereeglid selgeks, aga sellist põhjalikku endasse vaatamist ja täiesti teadlikku karjääri planeerimist tegelikult ei ole. Ja nüüd me võiks mõelda, et see karjäär on kuidagi nagu seotud sellise edukusega või et nüüd ma ei tea, saan kõrgemale tasemele või tahan saada juhiks, aga tegelikult juhiks saamine ei ole üldse ainuvõimalik karjäär. Et midagi läks eesti keeles kaotsi, kui hakati arvama, et see on siis selline pürgimine kõrgema ametikoha poole, et see on pigem karjärism, kui keegi päriselt ainult juhiks sooviks saada. Aga karjääri definitsioon tänapäeval on rahuldust pakku enese teostus. Et sa pead lihtsalt olema rahul ja tundma, et sa teostad end. Ehk siis see tähendab seda, et karjääri tähenda ainult eduredeli liikumist. Jaa, tõesti, nii ongi. Ja olles uurinud ka sellist põnevat teemat nagu tööõnn, siis tänapäeva karjääri mõiste kätkeb endas veel siis selliseid komponente nagu näiteks autonoomia, et inimesed tahavad võimalust ise otsustada asjade üle. Samuti me tahame, et meil oleksid hääd suhted seal, kus iganes me toimetame, et nad oleks minu inimesed. Ja lisaks me tahame ka, et ma arenen, et mul on huvitav, mul on põnev. Nii et arvestades, et meil elu iga pikeneb ja võib-olla meil tuleb siin kõigil elada varsti üle 100-aastaseks, kui on antud nii pikka eluiga. Aga kõige olulisem muutus karjääri maailmas on täna see, et ka aktiivne eluiga pikeneb. Ehk inimesed on kauem naksis ja majandusgeograafid ennustavad meile 11 karjääri elu jooksul. Nii et võib siis olla valmis väga mitmeks põnevaks eneseteostuseks eluaja jooksul.
loodame, et tänased teemad pakkusid kasulikke mõtteid. Leidke aega inimestele enda ümber ja väärtustage väikeseid hetki. Olgu ees olev sõbrapäev täidetud heade sõnade ja tähenduslike kohtumistega ja kindlasti jälgige Hooaja ja Tartu Kehastuudio Instagramme, sest välja loositakse imeline auhind sinule ja sõbrannale. Meie aga kohtame juba järgmisel nädalal. Gold Time, sinu aeg särada.